Tere, mina olen Peeter. Orienteerumise järjekordses videos vaatame sellist asja nagu legend. Legend on siis tavaliselt kaardi servas, siin eraldi tabelina. Uurimegi, miks see on vajalik ja mis sellest siis välja annab lugeda. Legendi ülesanne on siis täpsustada punkti asukohta selle kontrollpunkti ringi sees. Kui me vaatame punkti 1, mis on 47 ja tema siis legend on kivi, siis siin punkti ennast vaadates kaardi peal siis näeme, et selle ringi sees on must täpikene ja siis legend ütleb, et punkt asub selle kivi juures. Orienteerumine .ee lehel on olemas eestikeelne lühike piltlegendi seletus. Ma panen selle lingiga video kirjeldusse, et vaadake video alt. Kui ma selle PDF dokumendi avan, siis siin on siis eraldi legendi leht, mis siis selgitab, kuidas legendi lugeda. Kui vaatame siit altpoolt siis ka kohe ühte näidet, siis iga kontrollpunkt, tema jaoks on üks rida. Ja veergudel on igal ühel oma tähendus. Vaatamegi neid veerge siis lähemalt. Kaks esimest veergu A ja B, need siis on kontrollpunkti järjekorranumber ja kontrollpunkti tunnusnumber. Kui nüüd hüpata korra neljanda veeru D juurde, siis veerg D näitab seda objekti maastikul. Ja selle jaoks on siin samas kirjelduses lausa eraldi suur tabel või nende legendide kirjeldamiseks. Et kui päris tihti need legendi märgis ühtib leppemärgiga kaardi peal, siis on ka mõningaid näiteks kivi, kus kaardi peal leppemärk on must täpp, aga legendis on hoopis must kolmnurk. Loomulikult ei ole tegelikult kõiki neid vaja pähe õppida, et alati enne võistlust on ju, jagatakse legend laiali, saab uurida enne legendi, et siis on võimalik, kui ei oska mõningaid, alati enne võistlust või enne päevakut järgi kontrollida. Nii, kui nüüd tulla veeru C juurde, siis kui juhtub olema neid objekte, siis kaardi peal kontrollringi sees mitu, siis siin antakse täpsustus, et milline. Kas siis ülemine, alumine või keskmine või siis ka lausa mingi ilmakaare järgi. Veerud E ja F on siis objekti täpsustused, et kui E-veerg näitab, et kas siis on näiteks liivane pinnas seal või soine või kui puu korral on kas okaspuu või lehtpuu, siis F täpsustus annab rohkem sellised mõõte, suurusi ja ka siis ristumisi ja hargnemisi. Ja kui nüüd vaadata siin ka ühte näidet, siis veerg E, seal võib olla tegelikult ka see objekt ise ka teistkordselt või mingi muu D-veeru objekt, et siin on siis näiteks kahe kivi vahel on see kontrollpunkt või siis teine näide, et kahe raja ristumiskohal on see stardipunkt. Veerg G näitab siis sellist, kus asub kontrollpunkt siis lähtuvalt objektist. Kas ta on siis objektis alaosa, ülasosas, peal või all. Ja veerg H on siis veel mingid lisainformatsiooni, kas seal on joogipunkti või midagi muud sellist. Alati enne võistlust või päevakut antakse legend. See on siis võimalik välja printida ning omale siia käe peale panna vasakule või paremale poole. Ja selle eesmärk on siis see, et kui orienteeruja jookseb, tal on teinekord kaart kokku murtud ja pöial näiteks ta näitab asukohta, jõuab punkti 10, siis ehk siis punkt 79 tähisega, siis on väga raske aru saada, kus kohas see punkt siin nüüd on, pead kaart veel lahti tegema, ahah, hekk,
heki ots, siis juba oled ära kaotanud järje, kus ma nüüd siin olen. Sellepärast on siis võimalik eraldi legend omal siis käe peale panna, eraldi legendi hoidjasse. Start on siis kolmnurk ja siin on tähistatud, et on heki ja kurvi peal. Reaalsuses, looduses on ta siis niimoodi ja seda siis orienteeruja nii-öelda piiksutama ei pea, et siin märkejaama ei ole. Lihtsalt tähistus, et kui võtad kaardi, et siis tuled siia kolmnurka ja siis alustad siit orienteerumist. Punkt 11 tähisega 49 on küngas ja siin on siis lääne osas. Vaatan seda küngast nüüd põhja poolt, siis ta jääbki nii-öelda siis meie mõttes paremale. Punkt 12 tähisega 62 on puu. Siin ei ole nüüd täpsustatud, kas see leht või okaspuu, aga antud puhul võib see puu olla täitsa selline pisikene ka. Punkt 13 tunnusmärgiga 61 on hekk ja siis punkt ise on käänakul. Reaalsuses on see siis selline ja kuna tegu on siis kaardi järgi ületamatu hekiga, vaatame siis siin kohas, siis siit poolt ei tohi seda tegelikult punkti võtta, et peaks minema siit siis ümber hekikaarega. Punkt tähisega 73 on terrass. Siin praegu on seda võib-olla natuke raske aru saada, aga põhimõtteliselt ta selline väikse platoo moodustab siin jõe käänakul. Punkt tähisega 74 on veenire. Siit võib-olla natuke raske aru saada, aga võib aimata, et siit läheb üks veenire siia. Hetkel on ta kuivanud, aga läheb siia jõkke. Punkt tähisega 100 on sild. Siin see on. Legendi viimane rida tähistab siin siis, et viimasest punktist finišisse 40 meetrit. Siin siis on näha, et viimane punkt siin, nöör tähistab teekonda finišini. Loodetavasti oli antud videost abi ning oskate legendi paremini mõista. Minu poolt aga nägemist!